Tere kõigile, ma olen siis Janne ja olen holistiline tervendaja, kaksikhinge alkeemik ja ma otsustasin praegu siis tulla siia ja teha selline 3 grupiga kiire video, et vaadata, mis toimub sinu kaksikhingega, mis toimub sinu isikuga. Kui ta ei ole kaksikhing, siis ilmselt on hingesugulane, ülestõusupartner, elupartner, aga usu siis, et see video on leidnud sind õigel ajal ja need on siis ajatud sõnumid. Praegu hetkel ma tajun, et on sellised mingisugused kulmineeruvad energiad on kollektiivil õhus nende ülestõusuprotsessis. Ma ise olen viimane nädal aega tohutult palju maganud, et mu keha tohutult taastub ja vajab und, et mingisuguseks järgnevaks momendiks siis valmis olla, et ma tunnen, et selline momentum hakkab siin üles ehituma. Ja ma mõtlesin uudishimust, et vaatame, mis siis toimub, mis sõnumid siit läbi tulevad. Ja nagu näete, siis 3 gruppi, 3 kivi. See on siin esimene grupp, teine grupp ja kolmas grupp. Ma näen, et mu akul on siin 18 minutit on lindistamise aega järel, nii et asume siis asja kallale. Esimene grupp on siis see oranž kivi, see peaks olema karneool. Ja vaatame, mis siis toimuvad sinu jumaliku partneriga, kaksikhingega, hingesugulasega, ükskõik, kes ta sul siis on. Haavatud. Tunnustus, hindamine. Kirglik ja tuline. Olen olnud salatsev ja ma taipan oma vigasid. Definitsioon armastusest on teistsugune. Armukade, põgeneja ja mängib mängur. Okei, ma üleüldiselt tunnen, et siin on selline kas siis torni momendi energia, kas see torn on siis vahetult enne siin kukkunud või see meesenergia on praegu siis mingisuguses taipamise läbimurde momendis. Tal on tekkinud järgmine tasand, järgmine perspektiiv siis iseenda teadvelolus. Ta vaatab tagasi juhtunu peale, ta vaatab tagasi teie sideme, kommunikatsiooni toimunu peale ja tal on tekkinud siis arusaamine omaenda varju poolest. Mingisugune egokiht siin praegu on siis tulnud valguse kätte. Ja kogu meie tervenemine, kui ma räägin tervenemine, siis see on joondumine hingega. Ja teie, kes te olete kaksikhinge teel, joondumine hingega, kõrgema minaga, automaatselt joondab sind sinu kaksikhingega, kellega te olete üks algne hingeenergia. Ainult üks kaksikhing on siis sinul, ainult üks kaksikhing on sinu meesenergia poolusel. Nii. Tundub, et see meesenergia on siin, torn on kukkunud, ta saab aru, ta lakub oma haavu, ta ego on lagunemas. Siin teie vahel on palju siis sellist kirge, külgetõmmet, magnetismi. Võib-olla on sul tegemist selliste sünnikaartidega, kus on siis tugeval kohal tuleenergia, sest kirglik ja tuline. See räägib mulle lihtsalt tugevast tuleenergiast. See võib olla teie suhte iseloom, sul võib olla tegemist siis lõviamburi või jääraga, aga ei pea olema. Sest üleüldiselt kaksikhinge side on ääretult kirglik, väga tugev magnetism, tugev siis see tuli võib sümboliseerida ka kundaliini aktivatsiooni, mis on meie vaimne eluenergia ja mis saab aktiveeritud kaksikhinge sidemes ülestõusuprotsessis mingis faasis. Armukadedust kogeb ta praegu ja tegemist on siis klassikalise põgeneva kiindumusviisiga. Võib-olla tal praegu tekib alles esimene taipamine ja nägemine, kuidas ta ise saboteerib ennast, kuidas ta ise siis kardab ja põgeneb valguse, armastuse, intiimsuse eest.
võib-olla talle tekivad siis arusaamised, et see, mida tema siis, kuidas tema kõneleb, kuidas ta väljendab ennast, see on erinev sellest, kuidas sina, mida sa pead armastuseks, eks ole, võib-olla sellel pinnal on teil tekkinud kommunikatsioonihäired, möödarääkimised, valesti mõistmised. Ja nagu see kaart siin ütleb, ma olen olnud salatsev, nüüd ma taipan oma vigasid, ma taipan, kus ma olin oma egos ja tal on tekkinud armukadedus, ta märkab, kus ta on siis olnud oma egos, oma uhkuses, oma vanades viisides, kus ta käitub kui selline muretu kerglane Casanova. Võib-olla osadel teist on tegemist hoopis naissoost isikuga, sellepärast et ma tuletan meelde, et meesenergia ei võrdu meessugu. Meesenergia on siis põgenev poolus, keegi, kes põgeneb suhte intiimsuse eest, ja naisenergia on siis klassikaliselt see pool, kes otsib ja igatseb ühendust, kontakti ja allikasse minekut. Et see on siis energiate lugemine. Hindamine, tunnustus. Ilmselt on ta otsinud välist tunnustust ja siin hakkab see egokiht lagunema. Ilmselt on ta käitunud selliselt, et sind võib-olla armukadedaks teinud, aga nüüd kogeb, et ta ise on armukade. Nii et siin on selline, tundub, et ego kokku kukkumine ja enese objektiivsem nägemine, mis hakkab tekkima siis läbi selle. See oli siis esimene grupp. Teine grupp, vaatame, mis on siis sinu hingesideme, kaksikhinge, hingesugulase, ülestõusupartneri, elupartneri, kes iganes ta on. Temaga energeetikas toimuv, teie suhtes toimuv. Ema teemad. Vabasta ennast. Teesklen. Põikpäine, pahameeles ja vimmas. Sakraalkeskus on siis teine tšakra. Vihane, lojaalne, kardab hülgamist, külgetõmme ja kirg. Kogu selle teise grupi keskne info on siis naisenergia tervendus, naisenergia aktivatsioon, ema haavad, ema teemad, mis ongi meie naisenergia. Midagi on siin siis, ma tunnen, et on valesti, või ütleme siis, see on selline maatriks on siis meie väärajajoon, sakraalkeskus on seksuaalsus, loovus, suhted, emotsionaalsus, seksuaalenergia, võib-olla vale kanaldamine, suunamine läbi siis sellise egoistliku maatriksi ajajoone. Vabasta ennast on siis tegelikult sõnum, et siin on sellised varjuaspektid, mis juhivad praegu su suhet, juhivad su elu, juhivad su valikuid. Siin on siis ebautentsusega tegu. Teesklemine on siis autentsuse vastand. Et me saaksime autentseks, peame me ära tundma enda tundeid. Peame julgema neid tunnistada ja nendega istuda. Ja kui me seda ei tee, siis me hakkame teesklema, et ei, kõik on hästi, kõik on minu kontrolli all. See ei häiri mind, see ei tee mulle haiget. Ma olen liiga hea selliste madalate tunnete jaoks. See on siis selline pigem maskuliinne energia, kipub selliselt kontrollima oma tundekeskust ja tundeid, aga see energia on nii naiste kui meeste sees, eks ole. Nii et esimene asi üldse, me alustame oma ülestõusuprotsessi, meil tekib hingeaktivatsioon, südame avanemine ja siis hakkab see emotsionaalne puhastus. Aga nii kaua, kui me siis surume maha oma haavatavust, kui me püsime teesklustes ja siin on näha, et siin on selline kange ja viha energia ja vanade vimmade energia.
mulle tundub, et siin on selline üsna hiljutine aktivatsioon. Kui see on su kaksikleek, siis te olete väga hiljuti alles kohtunud ja siin on, võib siis öelda, et ta ei ole veel ärganud, ta ei ole veel teadvel. Hülgamise hirm on kogu ta elu, ma praegu kuulen kogu elu ja kõiki suhteid juhtinud ja see on pannud teda siis vale egopersona läbi käituma. Ja sellest on vaja nüüd hakata siis vabanema. Aga siin on siis palju viha. Ma tunnen, et ma pean võtma mõned kaardid siin juurde sellele grupile. Teine grupp. Jah, mulle tundub, okei, siin on siis, ta tahab kiiresti edasi liikuda, ta tahab tormakalt jätkata oma elu sellisena, nagu ta on siiani elanud, nende samade mustritega, samade mõttemallidega, samadel alustel. Siin on tegemist armastajatega, siin on keerulise armastussidemega tegu, aga see side on väga hoitud, toetatud, kaitstud, kõrgemalt poolt juhatatud. Ja kuigi sa võib-olla praegu seda veel isiklikult ei ole kogenud, sest et sina oled ilmselt tornimomendis selle sidemega, nagu ma ütlesin, aga usu, kaksikleegid on ääretult jumalikult juhatatud, jumalikult kaitstud. Igavene side, mida ei saa katkestada, see on igavene tants Yinni ja Yangi, mees ja naise energia vahel. Väga palju tulevad need 2 kaarti mul viimastel päevadel, kui ma teen energialugemisi. Ma tunnen, et kollektiivselt meesenergia töötab läbi, mida tähendab maskuliinsus, mida tähendab meheks olemine. Siiamaani on see tugevalt olnud ankurdunud ja juurdunud ülalpidaja rollis. Ülalpidaja, võimaldaja, rahatooja, rahapakkuja, eks ju, selles rollis. See on olnud seotud vabadusega, iseseisvusega. Siin on palju kaitsepositsiooni, ta kaitseb oma senist identiteeti, aga see on puhtalt egopõhine. Ja need tahavad praegu, siit tahab tekkida see läbimurre, siit tahab tekkida see tornimoment nendele iganenud uskumustele. Ta mõtleb praegu, ta otsib uusi viise, jah, ma kuulengi, ta otsib uusi viise, kuidas olla mees, mida tähendab olla meesenergia, mida tähendab olla naisenergia, sest kaksikhing on ju täiesti uus, puhas, valgustunud tasand mees ja nais, yin ja yang energias. Siiamaani, mis me oleme näinud, on olnud toksiline maskuliinsus, toksiline feminiinsus. Need suhted on olnud ainult maatriksi põhised, karmapõhised. Nii et siin on siis uurimine, et mida tähendab olla mees. Mida tähendab olla mees energias. Hästi palju tuleb siin sellist suunda, tegutsemistahet, kiiret edasiliikumist. Aga osadel teist on siin veel karmalised sidemed, osadel on siin abikaasa. Müntide kuninganna on minu jaoks abikaasa energia, aga pigem karmaline maatriksi abikaasa, mitte jumalik paariline. Nii et võta siit see, mis resoneerub. Minu lugemised on ülestõusus olevatele isikutele, hingesidemetele. See, kes ei ole ülestõusu protsess, siis ta ei ole võimeline aru saama sellest, mida ma räägin ja ei peagi aru saama sellest. Sest kui me oleme veel maatriksis, siis me ei mõista, me ei teagi, et me ei ela oma südamekeskuse järgi. Et me näeme ainult endast allpool olevaid teadvuse tasandeid, aga mitte seda, mis veel on tulemas. Nii, ja võtame siis 3. viimane grupp.
3. viimane grupp, sa valisid roosa kvartsi ja mul ongi mõned minutid siin jäänud, ma pean väga ruttu lugema sulle, enne kui mu aku saab tühjaks. Tingimusteta armastus. Kuula oma hingerütmi. Tahan olla sinu jaoks parem mees. Absoluutselt vapustav, kaunitar, atraktiivne, sensuaalne. Aeg haavatavuseks, hüljatu, vestlused hingest hinge. Oled mu peas, sa oled unistus. Ma parem lahkun ja mängin, et seda olukorda ei eksisteeri. Nii, konkreetne sõnum. Siin on tegemist väga tugeva armastussidemega, väga tugeva hingesidemega. See on ilmselt sinu jumalik meesprintsiip, sinu kaksik hing. Sõnum, mis siit tuleb, ta tahab sinuga rääkida. Ta tahab, et sa näitaksid talle rohelist tuld, et te saate suhelda. Võib-olla sa teed seda tema eest, igal juhul ta tahab suhelda, sa oled ta mõtetes, sa oled tema unistus, ta näeb sind. Ta saab aru, kes sa oled, ta teab, et teie vahel on tingimusteta armastus. Ta on joondumas oma hingega, seda sama ilmselt oled ka sina teinud. Kõik, mis ta teeb selleks, et liikuda sinuga koos ülestõusu ajajoontel. Aga mis on sul kuulaja vaja teha? Sul on vaja siis omaenda hülgamishaavasi rohkem tervendada. Ja siin on siis tulemas vestlused hingest hinge, aeg haavatavuseks teie mõlemi poolt, aga sina kuulaja, jumalik naisprintsiip, sina juhid seda sidet, sina juhid seda vestlust, eks ole. Haavatavus on jumalik naisprintsiip, eks ole. Jumalik meesprintsiip on kavatsus ja selge fookus, objektiivsus ja tõde, eks ole. Sina oled haavatavus ja sügavus. Jumalik meesprintsiip juhib seda sidet, seda suhet 3D mõttes, füüsilises, praktilises maailmas. Jumalik naisprintsiip juhib suhet sügavuse, haavatavuse ja ütleme siis spirituaalse tõusu ja arengu suunda. Nii et siin on tegemist hästi kõrges kohas ülestõusus oleva paariga. Esimene kaksikleegi, kaksikhinge Laine, te kuulute ilmselt sellesse gruppi. Nii et siin on sinu jumalik meesprintsiip on täiesti teadvel, täiesti ärkvel. Tingimusteta armastus. Aga kohtume järgmistes videotes.